Tere, mu kallid kuulajad! Olen siis Janne ja tagasi siis järjekordse kaardi lugemiskanaldusvideoga ja seekord siis 4 grupiga, et püüan seda aega siis jaotada selliselt, et ei aja ühte gruppi liiga pikaks, sest et neli erinevat energiat on vaja siis kajastada. Ja mis siis toimub või mida sa pead teadma oma inimese, oma suhte kohta? No, ühesõnaga suhtest, sidemest lähtuvalt sinu kohta, et nagunii ma tean, et mind kuulavad suures osas ikkagi inimesed, kes siis on teekonnal liitu, kas siis kaksikleegi aktivatsiooniga või mingi muu vaimse ärkamise kogemuse järel või siis mingit muud laadi hingelises, kõrgema teadlikkusega sidemes. Ja spirituaalne siis selline side on alati kasvuside, ta on alati siis sisaldab sellisi surma ja uuesti sünni protsesse, need on alati sellised alkeemilised sidemed. Seetõttu, see on üks asi, mida ma siis minu õpetused naistele, kes soovivad manifesteerida, luua endale õnnelikku, rahuldust pakkuvat suhet, või siis kaksikleegi liitu, need on küll täiesti erinevad asjad, sellepärast mul on eraldi kursus ongi kaksikleekidele ja eraldi kursus on siis teadliku naiselikkuse, teadliku suhte kursus. Nii et kui sa soovid seda manifesteerida, siis kindlasti oled sa õiges kohas ja soovitan sul mitte ainult mu neid tarovideosi kuulata, vaid uurida siis äkki sul tasuks siis tulla mõnda gruppi, et mul on, valdavalt ma siis töötan oma püsiklientidega ja ilma igasuguse suurustamiseta ma edastan lihtsalt fakti, et sageli tullakse siis 1-2 kursuseks ja lõpeb see sellega, et inimene käib läbi aasta aja jooksul kõik mu erinevad programmid ja kogeb sellel ajal siis elumuutust, tõmmatakse ligi endale nende elupartner või tõmmatakse tagasi kaksikleek ja ollakse siis palju avaramas kohas kui see, kust siis alguses tuldi, sest väga tihti me tuleme siis, kui midagi on juhtunud, midagi on pahasti läinud, sest siis toimub see avanemine ja vastuvõtlikkus üldse hakata esitama küsimusi, vastuvõtlikkus üldse hakata õppima uusi viise, mis on väga hea koht, kus tegelikult olla. Nii, aga liigume siis edasi, ma ei taha pikalt siin lobiseda, sest see on ikkagi kaardilugemisvideo. Võite mulle kommentaaridesse anda teada, mis videosid te sooviksite veel, et mul on tekkinud siin järjekordne selline mu enda arengu avardumise, ma nüüd tajun avardumise moment ja nendel momentidel ma tavaliselt siis peatan oma tegevused, sest minust tahab sündida mingisugune järgmine teadvelolu tasand ja koos selle järgmise teadvelolu tasandiga võib juhtuda, et ma oma vanad tegevused üldse lõpetan ära, sest et ma olen muutunud. See vana Janne järjekordselt kukub ära. Ja ma ei planeeri ette, ma olen avatud sellele, mis siis tahab tulla. Nii, aga vali siis siit, eks ju see kollane on esimene kivi, selline valge pärli tooniga on teine, 3. ja roosa on siis 4. Nii et esimene grupp, hakkame teiega pihta. Esimene grupp siis kollane kivi. Mis siis toimub? Mida sa pead teadma? Võtame 4 kaarti. Grupp number 1. 4 kaarti, palun. Okei, mõõkad 9.
mõõgade 3. Okei, mõõgade 8. Nii. Võtan siit ühtlasi sulle grupp number 1 veel sõnumeid vaimult. Uhkus takistab. Toitumine. Tõuse. Grupp number 1. DF ehk siis naise energia, jumalik naiselikkus. Nii, grupp number 1, siit tuleb valdavalt siis üks dominantne sõnum. Hoolimata, mis olukord, mis laadi suhtes sidemes sa oled, sinu praegune energeetiline seis tundub, et ta on üsna ärev. See on siis kaart, mis sümboliseerib sind, et sa oled üsna siis ärevas kohas, võib-olla sul on ärevushäired, ülemõtlemine päris kindlasti ja sul on endaga päris keeruline olla. Ilmselt sellepärast oled sa sattunud ka neid tarovideosi vaatama. Võib-olla oled siin juhuslikult, võib-olla oled juba mõnda aega, võib-olla oled hiljuti avastanud ennast siis ärkamise teekonnalt ja ma näen siin seda sinu inimese või olukorra pealt, et keegi tuleelement, tugevalt tuleb siit läbi, et tuleelement on siin pööranud sulle selja ja läinud oma teed. Et võimalik, et siin on siis olnud kas selline laiali põrkamine selle inimesega, mis pani sind otsima vastuseid, võib-olla sinu peigmees või sinu abikaasa lausa on siis, ma näen, et temal on kusjuures on kõik hästi, tema üsna jõuliselt liigub oma teed ja ajab omi asju, aga sina oled see, kes on tulnud siis vastamata küsimustega siia vastuseid soovima. Igal juhul, nagu sa näed, ma ei peagi palju siin rääkima, sul on vaja välja saada sellest ülemõtlemisest ja kogu see sinu töö lasub selles, nüüd on see koht, kus ma ütlen nii, nagu asjad on ja see ei pruugi sulle meeldida, kui sa selleks valmis ei ole, aga kaardid ei valeta. Ja see kaart on selge indikatsioon sellest, et sa tulened haavatud ego tasandist. Sa oled nagu lõksus, sa oled iseennast saboteerides pannud lukku. Nii et grupp number 1 küsi endalt, kus hoiad sa ennast ise kinni, kus sa ise teed endale kehva enesetunnet, sest see siin on täiesti ego tasand. Siin ei ole veel seda, kuidas ma ütlen, nagu sellist avanemist enda peanupukesest eemale pole toimunud. Või vähemalt hetkel need energiat, mis ma loen, on sellised, et ainult mõtted, loogika, ego ja sinu vanad mustrid juhivad sind hetkel. Sa ei näe nagu väljapääsu ja sa ei näe ka iseennast. Et see on selline ohvrienergia ja teadvuse tasandi koht. Võib-olla sa lihtsalt see midagi teie vahel, võib-olla olete ka püsisuhtes, see on hiljuti just juhtunud ja sa oled lihtsalt vapustatud ja šokeeritud. Aga siit tuli ka kinnitus, et siin on väga palju uhkust teie mõlemi vahel. Et ma tajun seda, et sina oled väga neurootiline praegu ja meesenergia on väga keskendunud enda asjadele, et ta ei tule sind päästma sinu enda käest. Mis on muide väga paljude vallaliste naiste illusioon. Enamasti, kui soovitakse kõik inimesed ju soovivad endale tõelist armastust, aga enamasti ollakse uhkuses kinni ja nad ise ei tea seda, et nad on uhkuses ja totaalselt illusioonides, et milline siis üldse saab olla naiseliku meheliku vaheline püsisuhe, et see küsib iga nagu päevast oma uhkuse, oma ego ületamist, kuni enam sellest ei ole midagi järel. Et siin saab ainult ülestõus olla tee, kui tulevad kokku naiselik ja mehelik. Sest et muidu on konflikt, on kogu aeg õhus ja siis juhtubki nii, et see, kes on rohkem dominantselt siis meesenergia kandja, ta lihtsalt kõnnib minema või liigub siis sellisesse ruumi, kus ta tunneb suuremat hingamisruumi ja suuremat vabadust, sest et
nüüd jällegi, püsi minuga, ära mõista hukka, mis ma ütlen, püüa tunnetada ja kuulata südamega. Aga naine, kes on õnnetu või naine, kes on ärev, automaatselt ta võtab väärtust teiselt inimeselt. Ma ei tee õnnetu olemist, vastupidi, minu töö ongi aidata ja juhatada sind läbi sinu keeruliste tunnete ja kogemuste, aga mõista, et kui sa oled endaga selles kohas, siis terve suhe ei ole võimalik. Sest enne sa pead endaga suhte saama korda. Sul võib tegemist siin olla ka nii tule kui õhuelemendi mehega. Mis ma näen siin tuleviku osa pealt on see, et see meesenergia on üsna, tema hoiab oma joont ja ta väga sulle poolele teele vastu ei taha tulla. Tema tunneb, et temal ja tema vaatenurk on õige ja ta tunneb ennast üsna hästi iseendana ja selles kohas, kus tema on. Ma pean võtma siit lisakaardid sulle grupp 1. Nii. Mida sa pead tegema? Siit tahavad tulla uued algused. See on nüüd intuitiivne sõnum, mis mul, telepaatiline sõnum, mis hakkab läbi tulema, selge teadmine. Sul tuleb temaga vestlus, see ei saa olema kerge. Kõik oleneb sellest, sa ei saa ise olla selles ärevuses, sa ei saa ise olla kaitsepositsioonil või ründavas positsioonis. Selles lasub su töö. Tulla välja sellest, mis toimus, tulla välja oma fikseeritud kuvandis iseendast ja teie sidemest või suhtest, sest uued algused tahaksid sündida teie kahe vahel. Isegi viljakad uued algused, aga meesenergia on väga-väga teadvel sellest, mida ta soovib ja mida ta ei soovi ja sellisena ta ei soovi sinuga seotud olla. Vaata seda selgust, mida sina võid süüdistada isegi nagu külmuseks või ebaempaatilisuseks. Aga tead, vaatame natuke veel edasi. Grupp 1. Ja kaitsepositsioon. Okei. Naise energia on kinni kusagil siis, kas teil on ühine kodu, kas teil on mingisugused ühised materiaalsed, ma ei tea, võib-olla võta see, mis siis sinu loos on, aga teil on midagi maist on siin koos. Kui seda ei ole, siis on sul väga tugevad arusaamised, kuidas see suhe peab olema või kuidas peab olema siis teie elukorraldus ja selle koha pealt sina oled jäik ja sina oled oma uhkuses ja egos ja see takistab teie sidet, teie suhet. Kuigi võib-olla sellise naiselikuma ja spirituaalsema naisega see olukord laheneks iseenesest. Kui sul tekib huvi, et mis ma selle all mõtlen, siis kindlasti tule mu kursustele, sest see, mis energiaga sa praegu läbi tuled, sul ei ole ühendust spiritiga ehk vaimuga ehk hingega. Spirituaalset ühendust hetkel ei ole, siin on sinu enda uhkus, mis hoiab seda status quo'd siis teie vahel. Hästi huvitav selline, sest ma tajun, et siin justkui on olnud midagi ja võiks tulla midagi. Aga see kõik, näed sa, ja tuligi, soovin uut algust. Et tegelikult te mõlemad soovite, aga te tulete nii erinevatest kohtadest ja teineteise mõistmine on siin raskendatud, sest et ollakse oma egos. Tekitad aukartust. Oled unistus ja väärt ära ootamist. No näed, mis ma ütlesin, et ma tajun, et siin ei ole kõik kadunud ja asjad ei ole nii, nagu sulle tundus. Sul ei ole selget nägemist, sinu nägemine on nihkes, grupp number 1. Ja sellepärast sa tunned vastavalt oma valukehale, et oi, ta tegi niimoodi, ta ütles mulle niimoodi, ta käitus niimoodi. Aga see on sinu ego, mis sai haavata, see ei ole selgus ja see ei ole tõde. Ja kui sa nii jätkad, siis tuleb järgmine ja järgmine peegeldaja, kes näitab sulle täpselt seda sama asja, lihtsalt natuke teises keeles, kuni sa lahendad ja ületad selle mustri iseendas, sest et siin see lahendus on naiselikkuses, jumalik naiselikkus. Alistuda enda tunnetele, lasta lahti kontseptsioonidest ja uskumustest.
see ei ole see, et sa oled jalamatt, absoluutselt mitte, sealt sa tõused oma väesse, pehmusesse, selgusesse. Nii et tööta oma valukehaga ja tea, et see ei ole sina. Võtame veel mõne kaardi, mida me peame teadma selle. Midagi on sul siin toitumisega soovitatav, mingisugune toitumise alane teema võid mulle teada anda, äkki sa tegeled toitumisega, äkki sa parajasti muudad oma toitumist. Grupp number 1. Okei. Siin võib olla sul see tegemist sellise hingelise, spirituaalse ühendusega, et siin on paar kaarti, mis seda nagu justkui viitavad. Anna mulle teada, kas see on sinu kaksikleegi teekond, kus te olete lihtsalt üksteist, kus teie energiad on siis lahku paisanud, aga tegelikult südames olete üksteisel ainsad. Sest ma näen, et siin on päris mitu kaarti, mis jõuliselt tahavad öelda, et siit tahab tulla see kokku tulemine, siin on see armastus ja vastus on siis spirituaalses meisterlikkuses ja alkeemias, et mida ma olen üritanudki edasi anda oma sõnadega. Grupp number 1. Nii, liigume edasi. Grupp number 2. Tere siis grupp number 2. Et siin kanalil siis me tegeleme suhetega ja spirituaalse ülestõusuga, sest et kosmilistes kõrgetes hingesidemetes, kosmilistes partnerlustes on ainuke võti ülestõus. Ülestõus tähendab seda, et meele ületamine ja selle kohta mul on eraldi siis õpetus, kui sa oled kohanud oma kaksikleeki ja sinu teekond on kaksikleegi ärkamine, siis mul on videoprogramm, mida sa võid teha sulle sobivast kohast, sulle sobival ajal, privaatsena, aga tingimusel, et sa ikka seda koged, peame me enne sinuga natuke vestlema ja selleks on siis küsimuste vorm mu kodulehel. Saada oma küsimused, kui sa oled valmis siis asuma enesearmastuse, eneseväästamise teekonnale, siis see on sulle. Kui sa tead, et sa kaksikleegi teel ei ole, vaid lihtsalt soovid oma elu ja oma suhet muuta palju-palju paremaks, siis on sinu jaoks minu naistegrupid ja minu siis teadliku suhte kursus, mis siis talvel plaanin teha uue alguse sellele. Armastajad tuli siit välja. 4 kaarti teile. Nii, sina kuulaja võib-olla oled sa kaksikud, võib-olla mitte. Aga sina ilmselt oled see, kes on siin sellises kaksikleegi sidemes, mida sümboliseerib see väga sageli see armastajate kaart, mitte alati, aga siin on siis sinu teadlikus ümbruses või teadvelolus keegi, kes on siis see määratud inimene, see kaksikleek. Aga see inimene, võib-olla ta on sinust kaugel või ta on sinust millegi poolest tempolt maas, sest et müntide rüütel on see kõige aeglasema liikumisega. Ta on keegi, kes ta on hea, ta on usaldusväärne, ta on mõistlik, aga ta liigub maiselt aeglaselt. Tema füüsilises reaalsuses on mingid takistused, mis takistavad tal pühendumast sulle. Tal on võib-olla tema rahaasjad või tööasjad või mingid asjad tal ei ole veel seal maal, et ta oleks valmis tulema sulle tegema siis mingit laadi pakkumist. Nii. Mida veel peame teadma? Okei, aga ma näen, see on kinnitus siis, et jah, see on kahepoolne suur armastus. Ta mõtleb seda, et tulla. Varsti teil on tulemas kokkutulek, varsti teil on tulemas romantiline mingisugune koosolemine. Ja
ja sulle tulevad need vastused, sulle tuleb see selgus, mida sa siit oled praegu otsimas. Kas sa saad juba telepaatilisi märke? Kas sinu enda teejuhid ja kõrgem mina juhatab sind ja sa näed kõiki neid fantastilisi märke ja esitades küsimuse sulle järgmine vastutulev inimene annab selle vastuse või sa palvetad ja 5 minutit hiljem sul tuleb mingi väga tugev sõnum ja märk, aga see ühendus siin on, see avanemine on toimunud ja need vastused tulevad, see selgus tuleb, pea vastu sellepärast, et sa saad sellega hakkama, sa suudad ületada oma ego ja uskumatust, sa suudad ületada iseenda piiranguid ja luua selle puhta püha ühenduse usuga, universumiga enda sees, mis on tegelikult sama, mis armastus. See on see joondumine universumiga, kõrgemaga. Siin on jällegi märk kaksikleegist, sellest lõpmatust ühendusest, sidemest, mis selles sidemes siis on. Võtan siit lipakate sõnumit, grupp number 2, tuli. Võib-olla su inimene või sina olete tulemärk. Kuula, olen kade su peale. Siin on keegi sinu ümbruses, keegi, kes ei mõista sind. Võib-olla sa oled väga ebatavaline, võib-olla sa oled ilmselt sellel teekonnal olles nii ühendusega ja spirituaalne, siis sa jääd selliseks mõistatuslikuks või enigmaks enamusele inimestele. Ja kui inimesed midagi ei mõista, siis nad kipuvad seda tõrjuma või hukka mõistma, et selline on siis selle ego, inimese tasandi ja ego mehhanism. Nii et keegi siin on kade sinu peale. Sa ilmselt seda juttu kuulates, sulle juba tulevad intuitiivsed sõnumid, kes see võib olla. Aga ma ei soovita sul suhelda inimestega, kelle osas sul on kahtlus. Et sul ei ole vaja sellist jama enda ellu, et selline inimeste piiramine, nende ligipääsu piiramise sulle, kui sul on kahtlus, ei ole isekas, ei ole uhke, ei ole egoistlik, vaid see on enesearmastuse piirid ja sammud. Võib ka olla, et siin on olnud mingisugune selline, võib-olla see meesenergia sul on mingi koha pealt justkui nagu kade su peale, et võib-olla talle tundub, et sul asjad laabuvad või sina jagad mingit asja nii hästi, millest tema tunneb ennast ebakompetentsena. Aga siin ma ütleks, et see ei olegi nii väga kadedus, kuivõrd see on, ma ütlen nüüd ühe lause, jällegi keskendu ja lase see endast eelarvamuste vabalt läbi. Meheliku mehe ego peab tundma ennast hästi sinu kõrval. Sinu ülesanne on tekitada mehe egole hea enesetunne, mitte temaga sõdida, vaid mis on sinu ego probleem, et sa ei taha, et teine tunneks ennast hästi. See saab olla ainult sinu enda ego, mida sa näed, ehk kui sina mõistmise ja kaastunde asemel asud võistlusesse või võitlusesse. Nii et teil oli mingil teemal siin oli eriarusaam, nagu kaksikleekidel ikka on, sest et üks näeb valget, teine näeb musta, eks ju, nad tulenevad täiesti vastandpolaarsuste perspektiivist. Ja kui sa siin ei lasku oma naiselikkusesse, no siis sa ise kannatad. Ja ilmselt sa oled seda juba kogenud. Nii, vaatame veel, grupp number 2. Keegi on siin valikud. Võib-olla keegi siin, teil kummalgi ei ole kindlust selles osas, et mida te tahate, te olete muutlikud, te muudate oma meelt ja lasete ennast mõjutada muutuvatel asjaoludel. Kindlus iseendas, kuidas sul sellega on? Kindlus sinu pühendumises, kindlus selles, mida sa soovid luua. Kui sa oled mõjutatav kogu aeg selle poolt, mida kõrvalt öeldakse või mida sulle presenteeritakse sellel eluteel, siis on väga raske hoida oma enda tõe ja armastuse keset.
võib ka olla, et siin on kalduvus sellel grupil olla rohkem sellises unelevas ja unistavas olekus, nii-öelda kalduvus siis varjupool olla ainult unistav ja puudu on siis maiseid tegusi, ka see võib olla. Võib-olla ka see, et see inimene olles sinust eemal, sa ei võta midagi ette. Sa lihtsalt, sulle meeldib lihtsalt kuulata neid kaksikleegi videosid ja unistada, et minu kaksikleek kusagil seal, aga mina tahan olla siin muutumatult ilma riske võtmata enda reaalsuses, aga nii see ei käi. On mõte, on tunne ja on tegu, et tsükkel saaks läbitud. Mõte, tunne ja peab järgnema tegu. Nii et kui me räägime kõige kõrgematel teadvuse tasanditel, räägime olemisest. Kaksikleegi liit, olemine, jumalik naiselikkus, see on ülim passiivsuse energia, aga tegelikult seal on tohutu täitumus, seal on tohutu, kuidas ma nüüd ütlen, seal see ei ole nii, et sa mitte midagi ei tee. Vastupidi, sa oled nagu tegemise ületanud. Ja see on ainult viljakas tegemine, et just kui sa ei pea väga palju tegema, kõik manifesteerub, aga sellepärast, et sinu sisemine seisund on tühi vastupanudest. Nii et väga tihti arvatakse madalamatelt teadvuse tasanditelt, et aga see ongi ainult see, et ma mediteerin siin kodus. Ei, see ei ole see. See on omaenda hirmudest läbiminek, see on omaenda piirangute tuvastamine ja väga-väga paljus see on maineteekond, kus sa lähed järgi sellele, mida sa soovid, kus sa näed ennast kui loojat. Sa ei oota mitte kellegi välise järgi, vaid ise paned asjad juhtuma. Kus sinu kõrgem mina saadab sulle signaali ja sa lähed. Siin ei ole hirmu, siin ei ole kahtlust enam, vaid sa tead, et ma pean seda tegema. Ja selle eest premeeritakse. Nii et mõte, tunne, tegu peavad olema omavahel, peavad saama siis kokku. Ja alles siis, kui nende vahel enam üldse lõhet ei ole, siis toimub kohene manifesteerimine. Et see on siis neile, kes siin liiga palju unistavad ja tegelevad tegelikult siis põgenemisega enda vahetu reaalsuse eest. Kui sinu kaksikleek on tulemas, sest ma näen, et ta praegu teeb plaani, ta tahab tulla romantilise plaaniga, ta tahab tulla armastusavaldusega. See ei pruugi olla selles keeles, nagu sina ootad, palun ära oota, siis ta ei saa tulla. Ta tuleb talle omases keeles. Eks ju, kui ta tuleb ja vahetab su auto kojamehed ära, siis sellega ta ütleb, et ta armastab sind. Jah. See on sinu probleem, et sina ootasid lilli. Osta ise endale need lilled, eks ole. Nii et sinu väljakutse on kuulata, mis tal on öelda. Sest et siin on tugev sõnum, kui ta tuleb. Kas sa ikkagi kuulad? Oled sa võimeline kuulama? Õpi aktiivset kuulamist. On ju? Nii. Võtame ka teile sõnumid sinu inimeselt. Number 2. Tunnen vastutust kõigi ja kõige ees, olen murdumas, tekitad aukartust, aga sa teed mind õnnelikuks. Pere ja laste pühendumus. Võib-olla sul ma praegu tajun, sest ma ei taju siin teist suhet nii väga, aga võib-olla on sul tegemist mehega, kes on üksikisa. Võib-olla sul on tegemist kellegagi, kes on nii tohutult, et siin kuidagi nagu teisest suhtest laste ja peremudeli ja kohustuste ja vastutuse aspekt tuleb sellele vahele, et tundub, et seda ei saa kuidagi kokku tuua. Nii, sa oled absoluutselt vapustav. Tema sinus ei kahtle. Sa oled kaunitar, atraktiivne, sensuaalne, sa oled kõik tema jaoks. Nii-öelda tippude tipp. Aga ma ei suuda ennast väljendada. Nii et siin ongi vaja siis lõpetada kõik see rääkimine, olla sõnadeta ja teada, kes sa oled. Sa oled jumalanna, eks? Teada, kes sa oled, ilma valideeringuteta.
ainult sellisena saavad kaksikleegid harmooniliselt koos olla või kokku tulla lõpuks. Nii, liigume edasi. Ma loodan, kui sul oli sellest abi, pane like, telli mu kanal, kirjuta oma kogemus. Ma olen väga-väga tänulik selle eest. Nii, grupp number 3. Grupp number 3. Mis siis toimub sinu sidemega? Nii, sina oled mõõkade äss, kaksikud kaalud veevalaja. Sa tegeled siin spirituaalsete õpingutega, tegeled endaga joondumisega, endaga ühendusega. Meesenergia otsib sinuga suhtlust, võib-olla ta on kalad, vähk, skorpion, tal on siirad plaanid, ta on võib-olla natuke ainult kõhklev, aga oma mõtetes ta liigub sinu suunda, ta mõtleb, mis sa teed, ta võib-olla kirjutab sulle sotsiaalmeedias või te praegu kirjutate omavahel. Võib-olla on siin mingisugune olukord olnud, siis sa tea, et ta tahab lepitust, ta tahab sinuga hästi läbi saada. Ja tuligi täpselt seesama, ilmselt siin on internetisuhtlus või siin on omavahel siis sõnumineerimine. Mul ei ole halba tunnet, siin ei ole midagi negatiivset selle grupi puhul, lihtsalt võib siin olla sellist kohmetust ja kartlikkust või häbelikkust või sellist ebakindlust. Saatuse ratas selle koha peal kõneleb, et kõik on omal kohal, see on sinu nii-öelda saatuse poolt määratud see olukord, kus sa praegu oled. Võimalik, et ka see inimene, kui see on kaksikleeg, siis absoluutselt, eks ole. Grupp number 3 ja teil on määratud koos õnnelik suhe. Hästi palju rohelist südamekeskuse energiat, paned tähele. Mul on väga hea meel, et siin valdavalt siis tulevad ikkagi sellised südamesidemed läbi, mitte sellised illusioonid. Ja see on ka indikatsioon, ära kaota lootust, ära heida meelt. Kas sa ikkagi usud armastusse? Kuidas on sinu usk? Mul on tähele pannud sellist asja, et need samad inimesed, kes ei usu, et kaksikleek üldse olemas on täpselt need inimesed, kes seda oma elus kogeda ei saa. Ja mitte tingimata ainult kaksikleeki, vaid üldse fantastilist suhet, fantastilist ühendust. Meie reaalsus on miraaž, eks ju, me loome seda läbi oma mõtete. Ja täpselt seesama sinu piirang, et sa ei usu, et kaksikleegid on olemas, on see, mis hoiab sind lahus sinu kõrgeimast ja hoiab sind lahus tingimusteta armastusest, mis on lõpmatus, igavik. Kõik on võimalik, absoluutselt kõik on võimalik. Nii et siin oligi, keegi mulle kirjutas, keegi ütles ja keegi kirjutas, seda ikka juhtub, et see on selline paratamatu, kuna kaksikleegi teekond on üsna uus, üsna värske asi. Aga kui keegi mis tahes autoriteet või jälgijaskonnaga, kas autor või siis spiritualist või spirituaalne liider ütleb, et kaksikleek on bullshit, siis ma ütlen seda, et sellel täpsel momendil, kui see lause tema suust välja lipsas, näitas ta oma piirangut. See tähendab, ta ei ole lõpmatu, valgustunud olend. Nii et kui sul on eristamisvõime, siis märka, mis sõnu inimesed kasutavad ja kuidas nad ennast väljendavad. Et nagu ma ütlesin, mina mitte iialgi ei võtaks sõna teemal, mida minu enda ülestõusu teekond, eneserealisatsiooni teekond ei oleks mulle tõestanud ja näidanud. Me ei jõua kõike, meile on siis assisteeritud, üle antud mingi spetsiifiline valdkond, milles me võime saada meistriteks, kui me oleme teejuhid, eks ju. Ja mina ei pea teadma mingitel muudel teemadel, aga ma pean olema aus, ma pean olema väärikas, ma ei kõnele nendest asjadest, mida ma ei tea.
nii et usk armastusse, usk sellesse, et meil on üks ja ainus, on kaksikleekidel tihtipeale sünnist saati olnud nende sees teadvustamata. See on see, kuidas universum on loodud. See on see, kuidas inimene on loodud. Ja seesama teekond, kaksikleegi teekond on mulle näidanud kõike seda. See ei ole kontseptsioon ja see ei ole uskumus, vaid see on universumi jumalik tõde. Ja kui see sind praegu kuidagi trigerdab või tulevad mingisugused trollide kommentaarid, siis jällegi selle kommentaariga nad paljastavad omaenda piirangud. Ja ütlen seda veel kord, ma ei vaidle inimeste piirangute üle. Sinu piirangud kujundavad sinu enda reaalsuse ja päeva lõpuks sinu reaalsus kõneleb sellest, millest sa oled mõelnud. Nii et kõik tuleb tagasi sinusse endasse. Aga sina grupp number 3, sul on imeilus asi siin ja sulle ongi see sõnum, kus sa ise saboteerid ennast oma piirangutega seotud armastusega, sest et sul on siin imeilus asi, mis tahaks manifesteerida, mis tahaks nagu tulla. Sul on võimalik saada siin 2 last või teil on need juba olemas. Sul on võimalik tulla kokku oma inimesega. Nii et palun ära lase teistel inimestel vangutada oma enda ilusat usku ja kogemust ja hoia eemale nendest tervendajatest või jutumärkidest spirituaalsetest õpetajatest, kes lihtsalt ise ei ole nii kõrge armastuse ja ühendusega kokku puutunud. Kaksikleegid on kõrgemad kõikidest teistest, kes ei ole ise kaksikleegi teekonnal, sest see on otseühendus allikaga, mida teistes sidemetes ei ole. Ja siin see tuligi, just nimelt ma räägin spirituaalse õpetaja kaart. Võib-olla see ei ole juhuslik, et ma sinu grupi ajal seda räägin. Kes on need inimesed, keda sa käid kuulamas? Miks sa üldse käid kuulamas? Eks ole, et sinu enda sees on olemas need teadmised. Siin on tihti vaja ainult peegeldust, siin on vaja lihtsalt võtit, et lukustada lahti sinu enda rakumälus olev teadmine. See on lahti õppimise teekond, valgustumisteekond, mis on kaksikleegi teekond, on iseendaks saamise, mäletamine. Nii et sa ise oled see spirituaalne õpetaja, sinu süda on sinu õpetaja, kõrgem tõde ja sinu guru. Aga sa pead enne need blokeeringud südame eest siis kõrvaldama. Nii, ma võtan sulle, aga ma näen, et siin on see kõrgem liit ja ühendus, mis võib lõppeda ka abieluga. Jällegi, tekitada aukartust. Kardab tõrjumist. Tunnen vastutust kõigi ja kõige ees. Definitsioon armastusest on teine. Aga takistan teisi sulle lähenemast. Nii et siin on mingi blokeering, midagi teie kommunikatsioonis. Sinul, kallis kuulaja, on definitsioon armastusest on veel paigas. Siin on uskumus, see tähendab, sa ei eksisteeri kui armastus. Kui sa jõuad liitu, kui sul toimub ärkamine, kui see on nähtud selles elus, siis siin enam uskumusi pole. See on ülevamal pool uskumusi, ülevamal pool teadmisi, eks ju. Nii, grupp number 3 oli see. Võib-olla ma siin vahepeal hakkasin kanaldama ja midagi ajasin sassi. Ja viimane grupp on siis roosa grupp. Ja vaatame siis sinu olukord. Sina tema soovitus. Grupp number 4. Mida me peame teadma? Näed, see on nagu eelmine grupp. Nii. Kuskil te tunnete üksindust, keegi tunneb siin üksindust, isoleeritust. Mul tuli selle peale minge kuulake Mailisi seda saadet, ma jagasin ka oma kanalil. Jagasin Mailisi väga head videot, kus ta rääkis, mis asi on üksindus. Ja lühidalt kokku võttes on see lihtsalt sinu enda lahusteadvus ja lahusolek iseendast, lahusolek siis kõiksusest. Ja selles videos ta rääkis läbi siis erinevate illustratiivsete näidete ülestõusu teekonna ehk ühildumise siis oma kõrgema minaga ja oma kaksikleegiga.
kaksikleek olles sinu hing. Teil on soovitus, sulle grupp number 4 on soovitus jõuline edasiliikumine, isegi reisima minek. Muuta oma senist elukorraldust, aga kuhugi teekonnale minek. Võib-olla isegi sina, kes sa kuulad, sa oled meessoost isik, sugu ei puutu asjasse. Te olete mõlemad üsna heas kohas. Kõik on siin väga hästi, sinul on selgus, sul on ühendus, sul on teadmised. Juba sinu elus on praegu olemas kas keegi õpetaja, õpetused, meetodid, vahendid, sul on kõik vahendid olemas. Sa saad juhatust kõrgemalt poolt. Sinu kaksikleek teab täpselt, mis teil omavahel on, et see on justkui nagu vormistamise küsimus. Miks ma ütlesin kaksikleek? Või siis see sinu inimene? Natuke siin on hedonismi. Hedonismil pole midagi viga, aga siin on erinevus valgustunul ja hedonism, mis segab sinu valgustumist. Kui see hedonism on põgenemine oleviku eest, valgustumine kui täielik olevik ja olevikuga üks olemine, üks kõiges, ükskõik, eks. Et kui siin on veel mõningast sellist naudingute tagaajamist, naudingud, mis viivad sind endale tõelisest sinast, naudingud, mis on eskapism, eks ole, et seda võib olla siin mees energial. Siin on mingisugune puudus hingekommuuni ja teiste sarnaste inimeste osas. Siin on ka mingisugust, see on siis mingisuguse puuduse tunde, selline ikkagi mingi lahusoleku ja puuduse tunne. Ja teie puhul see võibki olla, et kui te vahetate oma asukohta või kolite kuhugi või reisite kuhugi, siis seal saab see lahendatud. 4. grupp, mis ärkamine, suurem teadvalolu, siin on toimunud sul mingisugune nihe su teadvuses. Võimalik, et minevikus on siin olnud selline 3. osapool selles suhtes. Siin käib tohutu joondumistöö üksinda privaatselt, erakuna. Võib-olla te oletegi privaatses kohas. Kusagil eemal. Võtan teile ka siin mõned lipakad. Hingesugulane on sul, tuleb sõnum. Tsükkel läbitud. Puhka, grupp number 4. Ma ei saa sind peast välja. Keemia. Keegi hingesugulane on sul hoopis siin pildis. Et see inimene võib olla siis hingesugulane, aga mingi tsükkel on sul läbitud. Tahab tulla uus tsükkel. Vaatame veel kord. Ja midagi sai siin läbi. Mingi koostöö. Mis on soovitus sulle? Soovitus tõusta kõrgemale. Õnnitleda ennast selle tsükli läbimise puhul. Uskuda. Ja särada kui täht, omaenda täht. Jällegi takistan teisi sulle lähenemisest, jah. Olen täis sisemisi vastuolusid. Tunnen vastutust, liigset vastutust, aga oled mu mõtetes. Oled unistus. Olgu see sulle siis kinnituseks, teadmiseks. Ja ka kommentaarides, kui see resoneerus sinuga. Ja kui mitte, siis teinekord kohtume teistes videotes. Ja ma ütlen ka siia lõpetuseks, kui sul on ideid ja soove või küsimusi, siis kirjuta siia alla, et siis mul on ideid, millest neid videosid teha. Ja kui sa oled huvitatud mu kursustest, siis kirjuta meile meil ja pane ennast soovi nimekirja.
tavaliselt, kui ma need ajad välja hõikan, siis üsna ruttu grupid on täis, aga praegu oleks hea ennast registreerida. Ja kui sa koged seda kaksiklehegi sidet, siis soovitan minu videokursust, mida on palju kiidetud ja mis aitab sind välja sellest keerukast kinniolemisest ja annab sulle igavesed tööriistad. Aga soovin teile imelist päeva ja kõike head, õnnistusi!